mõned minutid ja siis jätkab Estraadiraadio, aga ma kasutan juhust ja kuulan siin mõned teised lauljad üle. Mikk ja Mirjam Tede mõlemad on siis õde-venda, laulavad, natuke vähem tantsivad, aga või olete juba jõudnud täna tantsule ka? Ei, mina ei ole. Ma sattusin saali, kui oli Püha Elmo tuled, seega lihtsalt kõigutasin ennast vaikselt. No Estonian Voices on bänd, mida kõik Eestis teavad ja igaüks, kes oskab natuke akapellat laulda, püüab iga kord teile kaasa hõisata. Kuidas te hääles püsite, nii et ühte näppu sõrmes ei hoia? Meil on kõik suhteline selles mõttes, et me ikkagi üritame häälestuda, aga see, et me helistikus püsiks, see ei toimi kunagi. Me lihtsalt proovime kuidagi kokku kõlada ja sealjuures lihtsalt kanda ilusaid riideid. See ei ole tähtis. Oluline on kanda ilusaid riideid ja lihtsalt särada ja nipsutada. Või on ikka üks sõrm siin kuskil vasta kõrvakonti, et kuuleks, mis mu peas praegu heliseb? Ei ole, aga tahaks Gert Toobalit tervitada, et ta meie sugulane tegelikult. Ta sosistas mulle ka seda siin hetk tagasi kõrva. No kui kaugelt ta teie sugulane on? Kas Türil on kõik sugulased tegelikult? Ei, kõik ei ole. Gerdi vanaisa ja meie vanaema on õde-venda. Nii nagu teie olete ka õde-venda. Just. Õde lõpetas kooli aasta varem. Kuidas see oli väike venna eest hoolitseda? Kas kogu aeg, kui teda siin kooli peal klassikaaslased, ütleme, ei kohelnud viisakalt, siis tuli kaebas sulle, et õde, siin need teised lollid kiusavad või oli nii, et ajavahe ei ole nii suur? Ajavahe ei ole piisavalt suur, pigem ma tunnen, et me oleme veidi nagu kaksikud, sest et me oleme peaaegu terve oma elu käinud sama rada ja teinud samu asju. Nii et ma arvan, me oleme võrdselt üksteise eest hoolitsenud, kui mitte rohkem Mikk minu eest. Kui otsa vaadata, siis olete kaksikud tõesti. Jah, Mirjam räägib nii ilusti. Vanemas klassis oli Mirjam, kuidas tundus, tema klassitüdrukud olid ilusamad kui sinu omad? Kuidas ma saakski sellele ausalt vastata? Ei, minu klassitüdrukud olid ikka ilusamad. Ja praegu vaatavad seal telekast kõik ja nii, Mikk, nii. Aga no koolis käimisest, mis meeles on? On meeles, et oli tore või on pigem meeles see, et muudkui mõtlesid, et mis imelik viis see minu sees heliseb läheb laulmiseks? See on see koht, kus ma peaksin tänama kõik oma õpetajaid, sest et ma olin, eriti tahaks näha Tiiu Sütsi, kes oli põhimõtteliselt minu teine ema ja tänu temale ma üldse lõpetasin selle kooli, ma olin tohutu looder. Tahaks tänada oma ajalooõpetajat Anneli Seljamaad, tahaks tänada oma matemaatikaõpetajat Margit Arrot, siis tahaks tänada keegi oli veel. Võib mind alati tänada. Tahaks tänada kõiki oma õpetajaid, aitäh teile. Mida sa oma õelt õppisid, kui sa siin koolis käisid? No, ütleme nii, et kui te vaatate mulle peale, siis ma käisin peaaegu iga vahetund Kadri poes saiakesi ostmas. Ja Mirjam ei käinud. Et ma oleks võinud võtta õppust küll temast. Sest tegu on ju kaksikutega, nagu te aru saate. No Mirjam, sinu mälestused koolist, midagi sellist, mida ainult täna saab rääkida, sest nagu nii lammutavad maja maha, siis jäävad need saladused siia maja seinte vahele. Väga raske küsimus. Kui see ei oleks otse-eeter, siis ma ütleks, et lõikame selle nüüd siit välja. Ma tõesti ei mäleta, et oleks nagu midagi, mille pärast peaks piinlikkust tundma vastupidi. Kõik on lihtsalt suurepärane olnud, nii et see teadmine tuleb kooli kokku tuleks, ei valmista mingisugust paanikat minu sees, vaid et teeme ära. No tore, et te siin olete, ma küsiks lauljad. No lauljad tavaliselt laulavad, kui need kaamera ette satuvad, aga praegu ma vist ei sunniks teid selleks, sest tegelikult ansambel Estraadiraadio vaikselt lavale juba koguneb. Ma täpsustavaks küsimuseks, kuna miks sa küsid, mida ma Mirjamilt küsisin. Ma küsisin endalt, kas on mingi selline lugu, mida võiks täna ära jutustada, sest kuna see maja lammutatakse maha, siis ülejäänud lood kõlavad võib-olla õõnsalt, kui neid siin enam seinu püsti pole aga rääkima peaks. Mis sinu kooli ajal kõige ägedamat juhtus? Kõige ägedamat. Mul tuli meelde, keda ma tahtsin veel tänada. Veiko Valangut tahtsin tänada, kehalise kasvatuse õpetajat. Kehalise kasvatuse tunnid olid kõige ägedamad. Jah, siin ka Toobal enne rääkis sama juttu ja ka Veiko ise, et mis te seal tundides siis tegite, et need nii ägedad olid? No, seal oli see, et ma ei mäleta, kas iga aasta pidi äkki
tõmbama ühe lõua rohkem või midagi sellist. Ma ei tõmbanud mitte kunagi mitte ühtegi, aga Veiko Valang tõi alati noorematele mind eeskujuks, et vaadake, vaadake, kui paks tema on, aga ta tõmbab vähemalt ühe lõua ära. Ja siis nad tõmbasid. Vähemalt ühe. Sinu koolimälestustest ma ei tahtnudki neid intrigeerivaid lugusid, ma mõtlesin midagi sellist helget ja ilusat, nagu õpetajatel kõigil tuleks siis silmanurka siuke märgtunne natuke. Kuna see kooli kokkutulek tõi päris palju mälestusi minu sisse, siis mina tahaks tänada selle kooli kõrget muusikalist taset, sest et olles ise praegu muusikaõpetaja, tean ma seda, et selline tase, mis on alati Türil olnud, see ei ole tavaline. Nii et see, millega meid on ära harjutatud, see ei ole tavaline. Nii et palun hoidke oma muusikaõpetajaid ka järgmises majas ja hoidke seda taset. Vot sellised soovid siia otsa ei küsigi muud, kui et kuhu jääb Estraadiraadio. Ilmselt lavale. Mõned minutid ja siis jätkab Estraadiraadio, aga ma kasutan juhust ja kuulan siin mõned teised lauljad üle. Mikk ja Mirjam Tede mõlemad on siis õde-venda, laulavad, natuke vähem tantsivad, aga või olete juba jõudnud täna tantsule ka? Ei, mina ei ole. Ma sattusin saali, kui oli Püha Elmo tuled, seega lihtsalt kõigutasin ennast vaikselt. No Estonian Voices on bänd, mida kõik Eestis teavad ja igaüks, kes oskab natuke akapellat laulda, püüab iga kord teile kaasa hõisata. Kuidas te hääles püsite nii, et ühte näppu sõrmes ei hoia? Meil on kõik suhteline selles mõttes, et me ikkagi üritame häälestuda, aga see, et me helistikus püsiks, see ei toimi kunagi. Me lihtsalt proovime kuidagi kokku kõlada ja seal juures lihtsalt kanda ilusaid riideid. See ei ole tähtis. Oluline on kanda ilusaid riideid ja lihtsalt särada ja nipsutada. Või on ikka üks sõrm siin kuskil vasta kõrvakonti, et kuuleks, mis mu peas praegu heliseb? Ei ole, aga tahaks Gert Toobalit tervitada, et ta meie sugulane tegelikult. Ta sosistas mulle ka seda siin hetk tagasi kõrva. No kui kaugelt ta teie sugulane on? Kas Türil on kõik sugulased tegelikult? Ei, kõik ei ole. Gerdi vanaisa ja meie vanaema on õde-venda. Nii nagu teie olete ka õde-venda. Just. Õde lõpetas kooli aasta varem. Kuidas see oli väike venna eest hoolitseda? Kas kogu aeg, kui teda siin kooli peal klassikaaslased, ütleme, ei kohelnud viisakalt, siis tuli kaebas sulle, et õde, siin need teised lollid kiusavad või oli nii, et ajavahe ei ole nii suur? Ajavahe ei ole piisavalt suur, pigem ma tunnen, et me oleme veidi nagu kaksikud, sest et me oleme peaaegu terve oma elu käinud sama rada ja teinud samu asju. Nii et ma arvan, et me oleme võrdselt üksteise eest hoolitsenud, kui mitte rohkem Mikk minu eest. Kui otsa vaadata, siis olete kaksikud tõesti. Jah, Mirjam räägib nii ilusti. Vanemas klassis oli Mirjam, kuidas tundus, tema klassitüdrukud olid ilusamad kui sinu omad? Kuidas ma saakski sellele ausalt vastata? Ei, minu klassitüdrukud olid ikka ilusamad. Ja praegu vaatavad seal telekast kõike ja nii, Mikk, nii. Aga no koolis käimisest, mis meeles on? On meeles, et oli tore või on pigem meeles see, et muudkui mõtlesid, et mis imelik viis see minu sees heliseb läheb laulmiseks? See on vist see koht, kus ma peaksin tänama kõik oma õpetajaid, sest et ma olin, eriti tahaks näha Tiiu Sütsi, kes oli põhimõtteliselt minu teine ema ja tänu temale ma üldse lõpetasin selle kooli, ma olin tohutu looder. Tahaks tänada oma ajalõpetajat Anneli Seljamaad, tahaks tänada oma matemaatikaõpetajat Margit Arrot, siis tahaks tänada, keegi oli veel? Võib mind alati tänada. Tahaks tänada kõiki oma õpetajaid, aitäh teile. Mida sa oma õelt õppisid, kui sa siin koolis käisid? No, ütleme nii, et kui te vaatate mulle peale, siis ma käisin peaaegu iga vahetund Kadri poes saiakesi ostmas. Ja Mirjam ei käinud. Et ma oleks võinud võtta õppust küll temast. Sest tegu on ju kaksikutega, nagu te aru saate. No Mirjam, sinu mälestused koolist, midagi sellist, mida ainult täna saab rääkida, sest nagu nii lammutavad maja maha, siis jäävad need saladused siia maja seinte vahele. Väga raske küsimus.
kui see ei oleks otse-eeter, siis ma ütleks, et lõikame selle nüüd siit välja. Ma tõesti ei mäleta, et oleks nagu midagi, mille pärast peaks piinlikkust tundma, vastupidi. Kõik on lihtsalt suurepärane olnud, nii et see teadmine tuleb kooli kokku tuleks, ei valmista mingisugust paanikat minu sees, vaid et teeme ära. No tore, et te siin olete, ma küsiks lauljad. No lauljad tavaliselt laulavad, kui need kaamera ette satuvad, aga praegu ma vist ei sunniks teid selleks, sest tegelikult ansambel Estraadiraadio vaikselt lavale juba koguneb. Ma täpsustavaks küsimuseks, kuna miks sa küsid, mida ma Mirjamilt küsisin. Ma küsisin teilt, kas on mingi selline lugu, mida võiks täna ära jutustada, sest kuna see maja lammutatakse maha, siis ülejäänud lood kõlavad võib-olla õõnsalt, kui neid siin enam seinu püsti pole aga rääkima peaks. Mis sinu kooli ajal kõige ägedamat juhtus? Kõige ägedamat. Mul tuli meelde, keda ma tahtsin veel tänada. Veiko Valangut tahtsin tänada, kehalise kasvatuse õpetajat. Kehalise kasvatustunnid olid kõige ägedamad. Jah, siin ka Toobal enne rääkis sama juttu ja ka Veiko ise, et mis te seal tundides siis tegite, et need nii ägedad olid? No, seal oli see, et ma ei mäleta, kas iga aasta pidi äkki tõmbama ühe lõua rohkem või midagi sellist. Ma ei tõmbanud mitte kunagi mitte ühtegi, aga Veiko Valang tõi alati noorematele mind eeskujuks, et vaadake, kui paks tema on, aga ta tõmbab vähemalt ühe lõua ära. Ja siis nad tõmbasid. Vähemalt ühe. Sinu koolimälestustest ma ei tahtnudki neid intrigeerivaid lugusid, ma mõtlesin midagi sellist helget ja ilusat, nagu õpetajatel kõigil tuleks siis silmanurka siuke märg tunne natuke. Kuna see kooli kokkutulek tõi päris palju mälestusi minu sisse, siis mina tahaks tänada selle kooli kõrget muusikalist taset, sest et olles ise praegu muusikaõpetaja, tean ma seda, et selline tase, mis on alati Türil olnud, see ei ole tavaline. Nii et see, millega meid on ära harjutatud, see ei ole tavaline. Nii et palun hoidke oma muusikaõpetajaid ka järgmises majas ja hoidke seda taset. Vot sellised soovid siia otsa ei küsigi muud, kui et kuhu jääb Estraadiraadio? Ilmselt lavale.